On maju, mis räägivad oma loo juba kaugelt ja on maju, mille tegelik sisu selgub alles siis, kui sisse astud. Tere tulemast RMK-sse, kohta, mis on sees suurem kui väljast paistab. RMK hoole all on üle 1,4 miljoni hektari maad. Neist rohkem kui 1 miljon hektarit on metsamaad. See on umbes 1/3 Eestimaast ja ligi pool meie metsadest. RMK-s töötab ligi 700 inimest ning meie metsaga seotud tööst saab leiba üle 6000 inimese Eestis. Me kasvatame metsa, hoiame loodust ja loome väärtust täna ja järgmistele põlvkondadele. RMK osaleb haridusjuhtide programmis sellel aastal nüüd juba teist korda ja mul on tõepoolest väga siiralt hea meel, et sellel aastal, Kristjan, sina võtsid ka endale mentori rolli. Sellepärast, et arvestades, kui sarnased on meie vaated haridusega, kus vaadatakse pikka vaadet ja luuakse läbi selle väärtust alles järgmistele põlvkondadele, on see ka meie jaoks tegelikult võimalus organisatsioonina sisemiselt areneda. Aitäh kutsumast ja mul on suur hea meel selle üle, et haridusjuhid toovad värsket verd ja uusi ideid ka RMK juhtimisse, sest et organisatsioonina oleme me ikkagi küllaltki fokusseeritud metsale ja loodusele, aga tööinimestega pikk vaade, teistsugused lähenemised, uuenduslik mõtlemine, need viivad meid kõik edasi. Tere, mina olen Tiina, Pelgulinna gümnaasiumi õppejuht. Mina olen Liivia, Tartu lasteaedkooli direktor. Kui ma praktikaprogrammiga liikusin, siis ma mõtlesin pikalt selle peale, mis on RMK juhtimisstruktuurist kooli üle võtta. Mul oli tunne, et ma tahan korraks haridussüsteemist välja saada ja mõelda ja kuulda ja päriselt näha, kuidas andmepõhine juhtimine organisatsioonis toimub. Kui ma RMK-sse tulin, siis kõigepealt mind üllataski see, et kuivõrd efektiivselt, süsteemselt ja selgelt siin erinevaid protsesse juhitakse ja seda kõike nii suures organisatsioonis. Et see oli selline esimene vau-efekt. Ja mentor Kristjaniga oli meil koostöö kohe selline väga toetav. Minu jaoks oli taipamine see, et strateegia ei ole ainult dokument, vaid see on vestlus inimesega. Mind aitas selles hästi minu mentor Agne, kes mõtestas minuga neid olulisi punkte juhtimises lahti. Ma ise tunnen küll seda, et ma selle programmi jooksul päris jõudsalt arenesin, et võin isegi öelda, et olen natuke parem inimene ja loodan, et ka parem juht. Ja selle programmi jooksul, mis on kõige olulisem minu jaoks, sain ma aru sellest, kui oluline on võtta aega iseenda mõtete korrastamiseks ja enda arengule mõtlemiseks, et edaspidi ma planeerin selle aja oma kalendrisse. Mina võtan ka siit kaasa selle mõtte, et kalendris on üks selline märge süvenemisaeg ja see ei ole tegelikult aeg, et ma ei tee tööd, vaid ma mõtlengi oma tööd süsteemsemalt läbi. Mis kõige tähtsam, nii nagu kasvavad lapsed, kasvab mets.